kaldumine tuuris 4. astme helistiku F-tuuri näitel. 4. astme helistik on Bes-tuur, järelikult sinna jõuan läbi Bes-tuuri dominant septakordi, milleks on F7. Alustan priimi meloodilisest seisust ja nüüd võtan F7 ja jätan ära loomulikult kvindi põhikujus ja saan lahenduseks. Alustan kvindi meloodilisest seisust. Nüüd pean ära jätma kvindi ehk C. Ja ma soovin, et ühised heliksijad jääksid paika. Seetõttu ma ei võta mitte seda, vaid jätan need paika, võtan ja alustan ka tertsi meloodilisest seisust. Ja kui mul akord on selline, siis loomulikult dominant septakordi septim laheneb D-sse ja A Bessi.